Minu jaoks on uni nagu doominomängu see esimene kivi, mille kõrvale pannes teised kivid kõik kukuvad nagu heas mõttes ja halvas. Et kui sul on uni kehv, siis kukuvad nad halvas suunas. Sinu meeleolu, energia, tahtmine midagi üldse teha ja sinu tervis. Ja samamoodi, kui uni on korras, kui ta on piisava kestusega, piisava kvaliteediga ja sa oled ka teadlikult tähelepanu sellele pööranud, siis kui sa saad une korda, siis saad sa korda ka kõik need muud asjad nagu meeleolu, tervis ja üldine energiatase ja sellepärast ka selline rahulolu oma igapäevaga ja oma eluga. Ja siit, mida ma tahtsin jagada, oligi see, et uni on minu jaoks nagu see esimene doominokivi harjumuste hulgas. Sellest oleneb, kuidas ma oma päeva veedan, mida ma süüa tahan. Seda on isegi teadlased vaadanud, et uni mõjutab meie leptiini ja greliini taset, millest siis üks annab teada sellisest näljatundest ja teine annab teada rahulolutundest, et kõht on täis. Ja kui meil ei ole piisavalt tund, siis näiteks lähevad need täiesti paigast ära ja me võime süüa liiga palju. Igal juhul jah, uni on minu jaoks see esimene kivi. Ja mis on sinu jaoks see esimene kivi?